ma ei saaks öelda, et mul oleks olnud väga palju mänguasju minu lapsepõlves. Võib-olla ka sellepärast, et minu ajal me olime pigem enamus aja väljas õues. Meil olid sellised õuemängud kogu aeg. Sellist toas istumist oli tegelikult vähe. Ma elasin ka tol ajal 5-kordses majas ühes korteris. Et jah, aga siis kaks asja, mis on nagu kuidagi jäänud mulle meelde või mis on olnud mulle nagu tähtsad. Ma olin kuidagi väga uhke selle üle, et minu ema sõitis merd. Meremees või siis merenaine, kuidas see õigemini öelda oleks. Ja sealt sai tol ajal, kui sa merelt tulid, sa said sellist valuutaraha nagu poonid. Minu põlvkonna inimesed kindlasti teavad, mis need on. Selles sa said osta, olid eraldi sellised poed, kus sa said nende poonidega minna ja osta sealt selliseid kallid, huvitavaid selliseid asju, mida tavapoodides siis mujal ümber ei olnud. Ja siis ema ostis mulle sealt poest ühe sellise ahvi. Ja ma olin selle ahvi üle väga õnnelik ja väga tähtis. Ja see ahv oli igal pool minuga kaasas. Tema nimi oli Topi. Ja jah, ega pikemat lugu nagu ei olegi, aga lihtsalt ma mäletan, et see oli mulle väga märgiline mänguasi või. No ja teise asjana siis oli mul ranits, mis siis, ma tahtsin väga kooli minna, väga ootasin seda 1. klassi ja ma olin väga erutatud siis eelmine õhtu juba, enne seda siis 1. septembrit, ei suutnud isegi magama jääda ja ma teadsin, et ema nagu on ostnud mulle ühe ranitsa, aga ma ei leidnud seda kuskilt ja ma olin nii ärevil, ja siis ma lõpuks oma arust ta peitis ära, tegelikult ei olnudki nii väga ära peidetud, ta oli ühe tugitooli all. Ja siis ma sain selle, ma leidsin selle ja see ranits oli minu meelest maailma ilusam ranits, sest ta oli lakkranits, must ja kuldsete täppidega. Ja minu meelest see oli nii ilus, et ma ainuüksi selle ranitse pärast tahtsin kooli minna. Jah, sellised mälestused.